meie siin. Tere! Täna me teeme siis energia tõstmise hingamispraktikat. Ja see on selline edasijõudnud hingamispraktika. Teevad tippsportlased, teevad inimesed, kes soovivad, et nende immuunsüsteem oleks tugev, et nad suudaksid igapäevaelu väljakutsetest läbi minna, et nad suudaksid ennast forsseerida ühes hetkes, kui on vaja. Ja et seda teha, meil on vaja, et meie kehas hingaks nii alakõhu osa kui rinnaku ülaosa. Ehk siis, et me hakkame hingama kõhtu, siis rinda ja siis hingame suu kaudu välja, laseme alalõua lõdvaks. Vot sellises tempos. Seda vist nimetatakse kahekambri hingamiseks. Kahekambri hingamine, jah. Kõhukamber on südamekamber, et kahte kambrisse hingame ja me teeme seda õige mitu minutit ja siin võib juhtuda ühte, teist ja kolmandat, siis punkt 1 on see, et ära katkesta, mine lõpuni, mis iganes ka juhtuks. Füüsilises kehas võivad tulla pinged, valud, külm, soe, emotsionaalne keha võib ütelda, ma ei saa, ma kukun pikali maha, ma ei saa, seda liiga palju, ma saan südamerabanduse. Sa ei saa midagi, lihtsalt jätka hingamisega. See, kes ütles, et südamerabanduse, see on mingit laadi uskumus, see on nagu mentaalne blokeering. Et need jutud, mis nagu peast tekivad selle hingamise harjutuse ajal, et need on ühed väga huvitavad lood, aga proovime ka nendest niimoodi mööda libiseda. Läbi hingata või endale mõttes öelda, ja mis siis, suren ära, ja mis siis, hingan ikkagi edasi. Et proovi, kui siuke mõte tuleb. See tõde, et tegelikult ei sure. Jah, et lõpuks oleme rõõsad ja rõõmsad raudselt. Nii, aga kui oled valmis, kohenda ka ennast niimoodi, et sul oleks mugav istuda tooli peal, selg oleks vaba, et see ei toetaks millegi vastu. Võid panna ühe käe kõhu peale, teise rinna peale ja me teeme seda õige mitu minutit, nii et katkestajaid meil ei ole ja preemiapunktid makstakse peal hingamise lõppu välja. Nii et... Enesetundes. Jah, just nii. Paneme silmad kinni ja läksime. Jätka hingamisega. Just kui nagu kõrlega imeksid kiiresti kõhtu rinda välja, kõhtu rinda välja, kõhtu rinda välja. Ja välja hingates lase alalõuga hästi lõdvaks. Luba kogu keha lõdvestuda välja hingamise ajal ja sisse hingates pane ennast sisse maksimaalselt. Ja proovi hoida samat tempot, millega Heidi hingab. Kui juhul sinu jaoks on seda palju, siis meie omale sobiv tempo, aga pane ennast sisse selle hingamise ajal. Igas sekundis, igas sisse hingamises. Maksimaalne sissepanek ja välja hingates täielik vabaks andmine. Aeglasemaks võtta. Ja lase häälepaelad lõdvaks. Luba häälel tulla. Kui keha tahab natukene liikuda, luba ka keha natukene liikuda, aga jätka, mine edasi. Kui juhul tuleb aigutus, aiguta, kõik on väga okei. Ja siis lihtsalt mine edasi hingamisega. Kõhtu rinda välja, kõhtu rinda välja.
sul läheb väga hästi, jätkame hingamisega. 1 minut on veel jäänud. Mis iganes ka juhtuks, vali minna edasi. Ja kui tunned, et su keha tahab hakata kusagile ära õljuma, siis hoia hästi kätt oma südame peal. Püsi selles südame tunnetuses. 20 sekundit veel. Nii, suurepärane. Tule tagasi rahuliku hingamise juurde, hoia silmad kinni. Võid teha paar sügavat sisse-välja hingamist. Välja hingades häälepaeltel lõdvestuda. Ja too käed siis südame peale. Ja lihtsalt tunneta, mis su sees toimub. Mis su ümber toimub. Tajud oma südame tuksumist võib-olla mõni koht on läinud selg näiteks higiseks. Võib-olla jalad surisevad. Ja, võime nüüd silmad lahti teha. Kuidas Heidi sina tunned ennast? Võib-olla ka käed surisevad või tegelikult terve keha ikkagi tõstab seda energiat nii palju, et minul on praegu tõesti sipelgad kätes ja siin rinnas. Ja väga laetud tunne on, väga palav on. Et see on jälle üks hingamine, mis tõepoolest annab väga palju energiat ja kehas on väga mõnus olla selles välja tulemise tundes. Et kui sa Heiki alguses ütlesid, et seda kasutavad tippsportlased, kui neil on vaja ennast laadida ja et see aitab väga tõsta immuunsust, siis ma ütlen, et see väga aitab ka tegeleda igasuguste sisemiste muredega. Et ei maksa minna muresse, kui tekib mingisugune tugev tunne täitsa kehasse, et ta lükkab ikkagi nii liikumasid energiat, ja siis võib-olla adresseerides, kui tuleb näiteks viha või hirm või mis iganes ülesse, et siis see hingamine hästi aitab sellest protsessist läbi minna, sest sa lihtsalt oled sunnitud olema väga kohal. Jah, sa oled nagu jäälõhku ja lihtsalt lähed läbi ja lõdvestud välja hingates see valu, mis iganes ka seal ei ole, et sa ei katkesta. Et on osad suusatajad, kes katkestavad, kui suuski libise enam on ju. Aga mine sealt läbi, see hingamine, ühendatud hingamine võimaldab seda. Ja. Veel üks asi, mida see harjutus eriti naisena ma näen, et kui me oleme tavaliselt harjunud hingama siia ülesse, kogu aeg on rind uhkelt ees, siis see harjutus natukene nagu nõuab seda, et sa oled sunnitud lõdvestama alumised kõhulihased, sest muidu sa ei suuda eraldada neid kambreid. Et hästi hea selline kõhulihaste lõdvestamise harjutused. Alati ei pea nii pinges olema, kui tahaks, et siis et kõigepealt siia, siis siia ja siis välja. Väga raju harjutus. Suusatajad, tippsuusatajad teevad seda selleks, et kui nad mäkke tõusevad, eks ole, võistlevad omavahel, neil läheb pulss hästi kõrgele, 180, eks ole, et siis tuleb see langus, et see lõdvestus, et sa suudaksid kiiresti pulsi uuesti alla saada, siis ütleme see vabaks andmine, see treenib seda suutlikkust hästi kiiresti kõike vabaks laskma. Sama füüsilisel kui vaimsel tasandil tegelikult on minu isiklik kogemus sees vähemasti. Nii on, väga võimas harjutus, võta 10 minutit ja kui esimesel korral teed ära 5, oled väga tubli. Siis sa oled juba väga tubli, jah. Ja siis teed edasi. Soovitus, kui tahad niimoodi rohkem pühenduda sellele energia taseme tõstmisele oma kehas, oma elus üleüldse, et siis on soovitus teha niimoodi, et on 1 minut selline meditatiivne teadlikkus, et sa
sa lihtsalt paned silmad kinni ja tuled hästi kohale oma kehasse. Peale seda teed seda 2 kambri hingamist 7 minutit. Soovitan panna omale taimeri peale 7 minutit peale või siis 8 on ju. Ja siis peale seda, kui sa oled praktika ära teinud, siis veel selline minut aega meditatiivset teadlikkust, ehk siis, et sa lihtsalt koged seda, mis su kehas toimub. Ei anna talle hinnanguid, ei võrdle, ei süüdista, vaid lihtsalt koged. Kas see võiks olla ka praktika või harjutus, mida teha pikali, kuidas parem on? Tehakse ikkagi püsti olles, et siis keha liigub paremini, sa saad suuremas kapatsiteedis seda niimoodi võimsamalt niimoodi teha. Et jah. Nii et tere tulemast Energiaparadiisi, 2 kambri hingamine. See tõstab päriselt energiat ikka kohe sinna kõrgele mäkke. Jaa, ilusat päeva sulle.